Kõndisin koju ja mõtlesin, nagu ma ikka mõtlen. Ja tuli selline lause, et nii lihtne on siin tingimustega maailmas olla nähtamatu. Nii lihtne on olla nähtamatu. Ja nii lihtne on mitte rääkida. Nii lihtne on mitte avada, nii lihtne on mitte armastada. Palju raskem on siin tingimustega maailmas olla nähtav, olla haavatav, olla päris, olla avatud. Rääkida seda, mis päriselt on sees. Rääkida seda, mida me päriselt tunneme. Seades endale tingimusi, kuidas me peame olema või rääkima või välja nägema või mis peab olema ennem tehtud selleks, et ma võin teha ühte, teist või kolmandat. Kuidas on õpetatud ja kuidas me oleme omaks võtnud kontrollimist ja seda, kuidas me kontrollime või püüame kontrollida kõike oma elus. Me püüame kontrollida seda, kuidas meid armastatakse. Et selles kontrollis oleks justkui turvalisus. Kuid selles ei ole kübetki usaldust. Ja mingi osa minust, mis on hästi palju haiget saanud ja mida ma olen kiht-kihi haaval hästi aeglaselt ja hästi õrnalt uuesti nägema hakanud, uuesti armastama hakanud. Täpselt sama palju, kui on avardumist väljapoole, on avardumist ka sissepoole. On taas kohtumist nende kohtadega, mis mina kunagi lukku panin, saades haiget, pettudes, olles hästi avatud ja saades selle läbi haiget. Seades siis endale tingimusi, et kuidas elada, et mitte saada haiget. Ja minus endas on hetkel väga üleval see pisikene mina, kes läbi oma elu pettus armastuses, tundes seda nii tingimusteta iseendas, jagades seda nii tingimusteta, kuid saades vastu tingimusi sellele, kuidas armastada ja kuidas olla armastatud. Ja jalutades enne kui ma läksin linna poole, siis minust tuli üles küsimus, et kui ma olen kuidas see oli, et kui ma olen täielikult hingena siia kehastunud ja ma elan hingena siin, siis kuidas ma oma elu tahan elada? Kuidas ma elan oma elu nii, et minu hing elab täiel rinnal? See muidugi tuli inglise keeles. Ja siis, kui ma linnast tagasi tulin, siis vahepeal on olnud veel üks sügav vestlus Marisega ja hästi palju pimedate kohtade valgustamist. Ja siis mul sai nagu kõrini. Mul sai kõrini sellest, et ma sean endale tingimusi. Ja ma nägin, kuidas ma olin seadnud endale tingimusi selle koha pealt, kuidas ma luban ennast armastada. Kuidas ma ehmun selle peale, kui keegi
näitab, et ta hoolib minust. Kui keegi teeb midagi ekstra selleks, et näidata mulle, et nad minust hoolivad. Ja hästi lihtne oli jällegi väga alateadlikult, sest ma seda ise ei näinud, kuni siis nüüd viimasel ajal on see väga üles tulnud, kuidas oli hästi lihtne teatud kanalite pidi või teatud kohtade peal olla mina ise. Ja sest et väga lihtne on panna internetti üles videosid. Väga lihtne on olla tegelikkuses mina ise ja tuues seda igale poole oma ellu või nähes neid kohti, kus ma veel nii vaba ei olnud, siis ma nägin, kuidas lihtne oli kontrollida seda, kuidas mind võib armastada, sest et ülejäänud mulle teadmata armastuse viisid olid mulle ohtlikud. Aga nüüd nähes seda või nähes neid peennüansse, ma tunnen veel suuremat sügavust, mis mulle sai taas kättesaadavaks, mida ma saan taas kogeda, mis tegelikkuses nagu ma tunnen ennast veel rohkem, veel sügavamalt endaga kontaktis ja ma tunnen ja ma näen neid kohti. Ja üks suur asi, mis täna minus üles kerkis, oli see, et ma tahan puhata. Aga selle sügavamad kihid olid see, kus ma ei olnud lubanud endal puhata sellest elukogemusest, mis mul siiani on olnud, vaid kõik need uued võimalused, uued inimesed ja uued kogemused, mis mul on tulnud, seal ei ole mingit puhveraega vahel olnud. See puhveraeg on läinud, kogu see fookus on läinud sellele, et kasvatada uut ja võttes tähelepanu ära vanalt. Aga see vana tahab nii palju tähelepanu, et ta tahab lihtsalt puhata. Ma tahan puhata kogu sellest kogemusest, mis mul on siin 31 aasta jooksul olnud. Eelkõige, mis mul on olnud kuni 20-ndateni või kuni 20-ndate keskpaigani. Ma tahan ilma tingimusteta vaadata seda kogemust ja näha kõiki neid aspekte, võtta omaks kõik need aspektid, kogeda läbi ja lõpuni kõik need asjad, mis ma tunnen, et mul on lõpuni jäänud tundmata. Kõik see lein, kõik see kurbus, kõik see ebaõiglus, mida ma ei ole lubanud endal tunda. Ma tahan sellele kõigele anda armastust ja kohalolu ja olla sellega tingimusteta. Ja ma tahan sellest puhata. Ma tahan puhata sellest elukogemusest, sest ma tunnen, et see on vajalik selleks, et ma üldse näeks vastu võtta neid uusi kogemusi, millised iganes need siis tulemas on. Et mu südames oleks ruumi, et näha neid kogemusi, mida ma endale teadlikult loon. Ja ma tahan ise kogeda seda, kuidas ma tahan seda YouTube'i teha, kuidas ma tahan vääringi teha, kuidas ma üldse kõiki neid asju teha tahan tingimusteta. Jah, ma tajun väga selgelt seda, kuidas täiesti nagu üldse mitte halvas mõttes, aga kuidas minult oodatakse sisu. Et kaardi lugemisi ja ükskõik kus kohas. Osadele teist meeldib see, mida ma kirjutan. Osadele teist meeldivad just kaardi lugemised. Osadele teile meeldiks vääringis rohkem, et oleks laive. Ma tunnen, ma näen seda kõike. Aga ma pean ennast esimesena nägema. Ja minus on tohutu armastus, tohutu tingimusteta armastus, mida ma ei ole lubanud endal kogeda.
ja valikuliselt olen lubanud teistel kogeda. Mõlemat pidi. Ja ma tunnen, et ma olen ammu juba tahtnud teha kohtumisi inimestega palju sügavamaid, palju avatumaid, palju intiimsemaid. Sest minu jaoks on need püha. Minu jaoks on need täielik kohalolu, tingimusteta ruum ja tingimusteta armastus. Sest et see on see, mida mina olen ihkanud iseendale kogu aeg pakkuda ja mida ma endale pakun. Aga kuna minust voolab ka seda üle, siis ma tahan seda ka teistele pakkuda. Ja ma näen, et ma ei taha vastata enam kellegi ootustele, vaid ma tahan tingimusteta olla mina ise, milline iganes see välja näeb. Ja miski osa minust tunneb, et selle jagamine on samamoodi oluline. Ma ei tea miks, aga see on. Sest mulle meeldib see, mis ma teen ja mulle meeldib see, kes ma olen. Ja selleks on võtnud aastaid, kui mitte terve see elu, et seda sellisel tasemel vastu võtta ja kindlasti see enese vastuvõtmine ka jätkub. Kindlasti. Aga mul on ka nii palju anda ja nii palju vastu võtta. Ja ma tahan siin olla kohal tingimusteta. Ma olin väga pikalt väsinud sellest, milline see maailm meie ümber on. Aga nüüd ma lihtsalt vaatlen seda ja see ei takista mul olemast mina ise. Vaid see tegelikkuses julgustab mind olema veel enam mina ise. Sest ma arvan, et maailm vajab praegu seda, et me oleksime kõik kõigepealt tingimusteta iseendaga kohal ja vaataksime, kuidas see välja näeb. Ja siis oma peredes, oma lähedastega, enda töös, enda eraelus. Et me julgeks öelda, et me julgeks väljendada kõigepealt endile ja siis teistele. Vahet ei ole, kas meid võetakse vastu või meid ei võeta vastu. Oma inimesed me tunneme alati ära. Ma olen huvitavalt mitu päeva mõelnud selle peale, et teha üks podcasti sari või podcasti nagu saade sellest, mis on energiatöö. Ja ma tunnen, et see nagu tahab praegu läbi tulla. Ja ma tunnen, et minu jaoks ongi energiatöö. See ei ole nagu töö, vaid on lihtsalt kohalolu. Ja on energiad. Ja on minu energia. Ja on kõik see, mis mina olen. See on minu kogemus. See on minu hing. See on minu inimkehastus. See on minu kosmiline mina. See on Taia, see on Karoli, see on Karolin. See on kõik, kuidas iganes me seda nimetame. See on kohalolu. Ja kui seda teist inimest kutsub selle teise inimese kohalolu, siis see juba ongi energiatöö. Ma nägin täna hommikul ühte videot, kus nii ilusti öeldi, et tervendajad ei ole need, kes kedagi terveks teevad, vaid et kui see ruum, mida tervendaja loob või see ruum, mida tervendaja kehastab, sind tõmbab, siis nagu sind tõmbab iseennast tervendama lihtsalt
on inimene nagu näiteks minule, ma tunnen, et ma tahan luua neid ruume ja ma olen loonud neid ruume läbi oma elu, teadlikult, mitte teadlikult. Ma olen loonud neid ruume spetsiifiliselt ja nagu väga täpselt igale inimesele loonud seda tervendavat ruumi, millesse tema saab valida, kas ta tahab tulla või ei taha tulla. Ja kui ta tahab sinna tulla, siis tema võtab seal nagu, see on talle ruum, kus ta iseennast hakkab tervendama. Ta ütles seal videos, et see inimene loob selle sagedusega ruumi inimese jaoks. Ja kui tema tahab vastu võtta seda sagedust, siis ta juba tervendab ennast. Ja kui ta ei taha seda sagedust vastu võtta, siis ta valib mitte. Huvitav siuke kommentaar oli, või vastukaja, mis ma sain, et sa nagu ei teinudki otseselt energiatööd, aga sa tegid energiatööd. Ja see panigi mind mõtlema, et mis asi see energiatöö siis on. Minu jaoks on energiatöö iga päev, kogu aeg. Ükskõik kellega ma kokku saan ja kui ma tunnen, et kui me saame kokku ja me mõlemad tunneme, et midagi muutub, energia muutub, midagi hakkas liikuma, midagi toimub, midagi vabanes, siis see juba ongi energiatöö. See on see vähemalt, mida mina tunnen. Ja minu jaoks energiatöö ongi see tingimusteta kohalolu, tingimusteta ruum, kus mina täielikult avan selle ruumi, kuhu sa saad tulla, et ennast näha, et ennast kogeda. Et võtta see sinu loomupärane tervendav sagedus vastu. Sest huvitaval kombel me oleme nagu loomupäraselt niimoodi loodud, et meid tõmbab alati koju, meid tõmbab alati ühtsusesse, tervikusse. Ja nii me üksteist leiame. Ja kas see energiatöö on see, kui ma luban endast midagi vabaks, kui ma näen endas mingit kohta, kuhu ma ei ole julgenud varem vaadata. Kui ma võtan mingi osakese endast omaks, mis ma olen ära peitnud, sest et seda on liiga valus olnud vaadata. Ja ma näen, et seda ei pea üksi tegema. Selleks ongi mõnel inimesel see tunne, et ta tahab jagada seda teiste inimestega, luua neid ruume teistele inimestele. Ma ei pea tegema seda. Ma ei pea tegema seda kõike siin. Aga ma tunnen alati tõmmet selle poole. Minu jaoks on kõik inimesed ilusad. Ja mul on kurb näha, kui valu täis me oleme. Aga me ei pea olema. Jah. See vist oligi kõik, mis tahtis välja tulla. Aitäh. Aitäh teile kõigile, kes te ennast tingimusteta jagate või mulle kirjutate nii südamest, nii südamesse. Ma alati ei oska võib-olla kohe midagi vastata, aga ma näen teid ja ma tajun teid. Ja ma olen väga tänulik. Tõesti, ma olen väga tänulik.
kogu selle armastuse eest, mida te minuga jagate. Ja loodan, et te tunnete ka seda siirast armastust, mida mina teiega jagan. Lubades endal olla just selline, nagu ma olen. Tehes just nii, nagu ma tunnen. Ja ma soovin meile kõigile, et me suudaksime kõigepealt iseennast tingimusteta vastu võtta. Üldse tunnetada või tajuda natukenegi, kuidas see võib välja näha. Et kui me oleme lihtsalt hinged, imeilusad puhtad hinged, kes on tulnud siia elu kogema, siis kuidas sa hinges tahad elu kogeda? Mitte toetudes oma inimkogemusele, vaid see, mida hing tahab kogeda, mida hing tahab teha, kuidas hing tahab ennast väljendada. Sest et väärtuses ei ole siin küsimus. Sest et hing tahab ju kogeda tingimusteta. Me ei vaata väikest last ja mõtle, et oi, ma ei tea, kas ta on ikka väärt seda armastust. Miks me siis täiskasvanuna seda teeme? Aga jah, aitäh sinu kohalolu eest ja aitäh minu kohalolu eest. Mul on hea meel kõiki neid ruume teha ja luua ja hoida. Ja mul on nii hea meel ja ma olen väga uhke enda üle, et ma olen läbi nende kogemuste, mis mul on olnud, et ma nüüd suudan näha ja kogeda täpselt neid, nagu ära tunda neid kohti, kus ma loomupäraselt avanen. Et ma väärtustan enda energiat, et ma näen enda energiat, et ma lähtungi sellest enda tunnetusest, enda hingest, enda energiast ja teen asju vastavalt sellele. Sest väga pikalt oli see väga raske ja väga vastuvõetamatu. Jah, aitäh.